Isa, me täname sind selle uue aasta eest. Ja nii sageli me vaatame uue aasta ajal enda elus, et teeme inventuuri ja otsustame asju, pühendame igasuguseid asju. Isegi maailma inimesed suunavad ennast sedasi nii sagelikult sellisel ajal. Aga me vaatame sinu poole, me ütleme, issand, et mis iganes meie suudame teha, mis iganes me suudame pingutades joostes teha, see ei ole piisav. Me vajame sind. Me vajame sind rohkem kui kunagi ennem. Me täname sind, sinu sõna ütleb niiviisi, see ei sõltu sellest, kes jookseb ja kes tahab, vaid sinust, kes annad armu. Ja seda sa annad meile vastavalt, kuidas me oleme meeldinud sinule ja uskunud sind. Meeldinud selles mõttes, et suunad oma elu, et teha sinu tahet, et olla sõnale kuuledeks sinu ees, et elada jumala kartlikult sinu ees, otsustada hästi ja õieti, kompromissitult. Isa, ava meile sinu päästeallikast ja ilmutuse ressursist veel suuremal määral kui kunagi ennem. Sinu sõna ütleb niiviisi, et sa oled suureks päästeallikaks ja tarkuse allikaks ja sinu tarkus või tähendab sinu kartus, issanda kartus on võti sellele laarele. Ja me otsustame siis, et kõrvaldada need mõjud, mis takistaks meid. Iga asi pruugi isegi olla patt otseselt, aga sa oled öelnud niiviisi oma sõnas, et me paneksime ära mitte ainult see nii kergesti takerdav patt, aga ka need raskused, need kaalud, mis takistavad meid joostma õieti. Igaüks meist, kui meil oleks vaja jooksta ühte kiirjooksu või üks pikaajaline jooks, me ei kannaks sangpommi endaga kaasas joostes tähtsat võidujooksi. Ja ometi seal on nii palju Kristuse ihus, kes elavad ja seal on sangpommid nii kaelas eespool kui tagapool ja käes ka ja ahelad siis jalgade ümber. Ja nad mõtlevad, miks pärast ma ei saa joosta. Aita meid siis, anna meile tarkust, anna meile selgust. Las su valgus tulla meie kohale. Näidata meile väga selgelt, väga eredalt need eluosad. Need asjad meie eludes, mis on olnud takistuseks. Ja isa, et me ei kardaks seda, vaid me ütleksime tere tulemast sinule, sellepärast, et see ainult toob õnnistusi ja suurema vabaduse ja ainult see elu nauding, mis me tegelikult päriselt tahame saada. Me ei saa seda oma viisi ja oma teed mööda, me saame selle ainult vaid läbi sinu, sest et sinu tunnetus on vabadus. Ja kui me tunneme seda sinu tõe ja jätkame sellest, siis sinu tõde teeb meid vabaks. Me täname sind selle eest. Aita meid süleleda ja hoida sinu tarkus veel enam kui kunagi ennem, kui meie tähtsaim are, kui meie kõige tähtsaim varustus, kui meie tähtsaim lemmikasi. Isa, me täname sind selle aja eest siin praegu ja me palume ka, et mis iganes oleks sünnis sinu silmis jagada selle nädala vahetusel, et muuta meie eludes, et me kõneksime väga kapitaalselt teistmoodi välja pühapäeva õhtu, kui me oleme tulnud siia täna õhtu. Isa, see on meie soov, sest me ka ei ole siin lihtsalt niisama. Me ei ole siin, et lihtsalt nalja teha. Me oleme siin, et sina võiks tõesti meid kätte saada ja teha oma unelmate plaani, meisterliku töö meie sees. Me saame aru, et see on ainult üks asi, mis sinu osavad käed ja sinu tarkus suudab teha. Ja me täname sind nüüd, mis iganes meil on vaja jagada, siis me täname sind, et sa põhjustada, see tuleb esile. Annad meile sõnu siis julgelt, ka selgelt, et jagada neid asju, mis meil on vaja kuulda. Mõni asi pruugi isegi olla seda, mis me just nii naudiks kuulda, aga samas see toodab head meile. Ja kui sa aitab meid joosta kiiremini, elada rõõmsamini, kuulda sinu häält paremini, olla tugevam ja näha tulemusi oma usuga veel rohkem, siis me ütleme sinule, isa, igalis Jeesus, olgu. Sinu tahe siis sündigu. Mitte meie tahe, vaid sinu tahe sündigu siis. Täname sind selle aja eest siin koos Jeesuse kallil nimel. Ja me täname sind siis, et sa
valad meie sisse ka ülekandmisega taevast. Võidmise, mis vabastavad meid isegi kuulda sinu sõna. Isegi tagaplaanis. Ja märkamatult meile istudes siin, sa oled juba kõidikuid ja erinevad kõied ja niidid lihtsalt purustanud meie pealt, isa, et me võiksime olla vabamad. Sest et see võidmine, see apostolik võidmine ka, see sisaldab üks võime, et kanda üle läbi kuulutamise, nii et me kogeksime tervist, vabadust, iga sellist laade asju, lihtsalt kuuldes sinu elavat sõna. Sest et sinu sõna on tõesti elav. Me kiidame sind selle eest nüüd Jeesuse nimel. Kõigest oma südamest me täname sind. Halleluuja, halleluuja, halleluuja. Tõstame käed veel kord, lihtsalt täname istandat selle eest, mis ta on tegemas meie eludes sel aastal ja ka selles koguduses. Ta ei saa kogudus midagi teha, ilma ta teeb seda sinus ja minus. Halleluuja, ja teha seda sinus ja minus. Seal on üks töö, mis saab olema ilmsiks inimestele kaugelt ümberringi ka. Halleluuja, me täname sind, isa, selle eest nüüd Jeesuse kallil nimel. Jeesuse kallil nimel me täname sind, isa. Tänu sulle, kallis Jeesus. Me täname sind sinu võidmise eest, sinu andide eest, nad tegutsevad täna õhtu sinu rahva üles ehitamiseks nüüd ka Jeesuse Kristuse kallil nimel. Ja kõik Jumala pühad ütlevad kõik koos. Amen. Halleluuja. So, see on siis kolmas selline konverents, või tähendab, see on seminar. Me eraldame need lihtsalt selleks, et kui see rõhuase on, et kutsuda laialt ja igalt poolt sihilikult, et kutsuda neid, sest meil on hea meel igaüks, kes tuleb kaugelt, millal nad tulevad, kas on see tavakoosolek, on see seminar, aga konverents on just nagu sihilikult määratud tervele riigile. So me kutsume need seminarideks. Ja siis võib-olla ka see, et ta on võib-olla natukene rohkem loomu poolt, natukene rohkem informeeritav, kui et ta ei pruugi olema nagu rohkem kalduvusega, rohkem nagu me kutsume nagu vanasti püha vaimu koosolekuks. Aga samas me oleme avatud sellele, kui Jumal tahab seda, siis see toimubki. Ma arvan, et meil on vaja oodata sellist rohkem Jumala käest niividesiti. Ma ei tea, kas olete siin, olete elavad täna õhtu. Aga nüüd me alustasime sügisel ühe väga tähtsa, see on absoluutselt vundamendid nagu tasemel, kõige tähtsam asi, ilma selleta me ei jõua väga kaugel oma kristlikus elus. Ja me süvenesime teemasse Jeesuse veri ja rist. Ja kui sa ei olnud siin või isegi kui sa olid siin, ja sinu elu kogemus on väga palju niiviisi, et sa paned väga palju energiat sellesse, et kõndida Jumalaga kuidagi sa ei ole rahul oma tulemustega, siis ma arvan, et see on üks esimene koht, kus alustada, et uurida, et inventuuri teha, et häälestada mõnda asja. See on nii oluline meile kõigile. Teine seminar oli siis ka, et me ei ole tava inimesed. Me oleme sisestatud Jumala vaimu poolt ja see meelevald, mis on meile antud, on niivõrd suur ja me nagu rajasime taas üht asja, mis me toonitasime päris palju aastaid tagasi. Ja see, me korduvalt toome selle esile niivideisiti, sellepärast, et teha Jeesuse tegusid siin maa peal, meil on vaja üks väga hea arusaam sellest tõest. Et sa ei ole lihtsalt üks mingisugune inimene lihtsalt niisama siin maa peal, vaid Jumala vaim elab su sees ja Kristus sinu sees on auhiilguse lootus ja sa oled uus liiki inimene ja sa oled partner Jumalaga ja Jumal elab sinu sees ja see ei ole lihtne asi, lihtsalt või kergemeelne asi, see on väga sügav ja suur asi. Nüüd me tuleme siis sellele seminarile ja meil on seminari nagu kondikavad sellele, mis saab jagatud see nädalavahetus ja ma tegin selle sellepärast, et see seminar ta on mahukas. Ma arvan isiklikult, et teil oleks väga tark, et võtta märkmeid, sest kui Jumal räägib midagi sinu südame vastu või midagi saab elavaks koosoleku keskel või elades, kus iganes sa oled, kui sa kirjuta need asjad üles, siis sa unustad hiljem ära, mis see asi oli. Isegi kui sa enam-vähem mäletad mõni oluline külg või detail või tahk sellest võib kaduma minna. So sul on vaja väga hoolsasti märkmeid võtta ja
ma julgustaksin teid, isegi kui me anname sellised välja, nagu me oleme andnud, siis te näete siin, et selle nimetus on apostolik mandaat. Ja me selgitame seda, sellepärast, et ma arvan, et see nimi on tänapäeval, see on paiguti kontroversiaalseks muutunud ja me seda nagu seletame võib-olla peatselt, miks pärast ka, enne kui me jõuame. Me ei hoia nii, enamus siin, te tunnete mind piisavalt hästi, et mul on peaaegu võimatud hoida väga tihedalt või väga jäigalt märkmetest kinni. Ja see on teile heaks, see ei ole halbasid, on hea asi. Sest et nii nagu Jumal paneb südame peale, et nagu suunab vaimu ühte suuna, et vahetevahel need kõrvalteed võivad olla just väga tähtsad asjad prohvetlikult nii ühele või teisele või tervele kogudusele. Ja siis ma julgustaksin teid siis lisama märkmeid. Ja kui sa ei toonud paberit kaasa, siis sul on vähemalt tühjad lehed seal tagapool, seda mis me andsime just välja ja kui sul pastakat ei ole, siis siis ei ole midagi aidata vist. Loodan, et sul on pastakas. Halleluja. Ma lihtsalt palun ühte asja, et ei loe edasi liiga vaheajal võib-olla, kui me teeme täna õhtu vaheajaga, see võib-olla me teeme, oleneb täpselt, kus ma olen, mis järgus. Aga te võite seda läbi lugeda, siis pärast poole, muidu te pane võib-olla tähele kõike seda, mis jagame. Me ei saa puudutada kõiki asju detailselt ühes seminaris, aga me üritame seda teha ja nagu võta see kondikava kui selline raam, millele sa võid lisada siis asju, mis sa ise õpid ja uurid, sest et see saab olema üks väga kallis ja see võib olla väga tähtis asi sinule edaspidiseks õppimiseks. Lihtsalt sa oled Jumala ees ja sa võid kasutada neid asju, et teatud asju esile tuua Jumala ette, sest et see kondikava sisaldab väga nüüdisaegsed prohvetlikke nagu arengupunkte Kristuse ihus, mis on väga-väga vajalikud, et me kasvaksime nende sisse, et need asjad ei oleks nagu kuidagi nagu kuskil lihtsalt nagu nurka jäetud. Meil on vaja süveneda ja kasvada nendes asjades, et Jumal võiks saada oma kogudusest ja ka just räägime sellest kogudusest, aga üldse kogudustest, seda, mis ta päriselt tahab saada. Et me ei oleks lihtsalt üks ebaorganiseeritud lihtsalt mass inimesi, kes lihtsalt on nagu üks armee, kes igaüks lihtsalt teeb oma asja, seal ei ole mingit sugust suun ega põhjust asjades. Seal on üks väga tähtis küll ka seal, et läbi selle õpetuse ta toob ühe suurema innukuse, üks suurema võidmised saavutada seda, mis tegelikult sa ise ju oled tahtnud ja mis Jumalt ka tahab meist kollektiivselt saada. Halleluja. Avame Piibli täna õhtu. Esmalt Apostletegude 3. peatüki. Ja siis, kes on kiire, võime ka avada selle siis Efeslaste 4. peatüki ka. Mõnedele see võib tunduda lihtsalt see mismoodi see kõlab. See võib kõlada nagu mõnedel see võib kõlada nagu kuiv teema, mõnedel see võib kõlada nagu üks selline asi, mis on nagu mõnes kohas üks kaasaegselt äärmuslik õpetus ja ta oli kumbagi neist üldse ja ma arvan, et me saame paremini aru, mis meil on vaja teada sellest teemast ja mis pärast see puudutab mitte ainult kogudust, vaid sind isiklikult väga tõsisel viisil. Ja me jagame hästi palju asju ka, mõned on uudishimu, mis me oleme jaganud siis juhtkonnaga viimastel aastal, eriti 00, 01, 02, 03. Ja me võtame üks väga kiire ülevaade üle nende asjade ka ja mõned asjad isegi lihtsalt antud hetkeks sügavamalt. Apostletegude 3. peatükk. Ja ma lihtsalt hakkan lugema niiviisi 19. peatükist. Sellepärast parandage meelt ja pöörduge, et teie patud kustutataks, et hingamise ajad tuleksid issanda palgest. Me võiksime
isegi süveneda siin, sa võiks terve jutlustada sellest ühest mõttest. Me seda üritame mitte teha, sellepärast, et siis me jätame teised asjad ütlemata. Aga meil on vaja, ma ütleks nii palju, et meeleparandus peab olema üks asi, mille juurde me jääme kui elustiil. Ära arva lihtsalt sellepärast, et sa oled küps kristlane, et sul ei ole vaja meelt parandada, sest et kui su süda on hell ja õrn Jumala ees, seal on asju pidevalt, mille üle sa leiad ennast, et sul on vaja lihtsalt meelt parandada. Üks selline motiiv, üks selline mõte, üks asi, mis sa ütlesid ja nii edasi. Ja kui sa seda ei tee, su süda pika peal läheb kõvemaks, varsti sa ei näe. Sa arvad, sa muutud enese õigeks ja su suhtumine on selline, et sul ei ole vaja sul ei oleks midagi üldse vaja. Aga see peenhäälestamine tegelikkuses läheb edasi nii kaua, kui Jeesus päriselt saab kuju sinu sees. Kes siin julgeks ütelda, et ma olen Jeesus sarnanud totaalselt? No kui sa ei julge seda ütelda, siis sul on tervis hinges ja mõistuses. Ja ma ütlen tubli, et ma olen heas, I'm in good company. Ma olen nagu mõistliku rahva keskel siin täna õhtu. Aga see tähendab ka, et seal on üks töö, mis meil on vaja ka teha. Keegi meist ei ole jõudnud sinna, kus me tegelikult peame jõudma. Aga lähme edasi ja loeme siin, see ütleb niiviisi, et ta läkitaks teie jaoks määratud Kristuse Jeesuse, keda taevas peab pidama enesele selle ajane, mil oma kohale asetatakse kõik, mis Jumal on rääkinud kõigi oma pühade prohvetide suu kaudu maailma ajastust alates. Ühesõnaga, et kõik asjad läheksid täielikult täide. Nüüd üks tõlge väljendab selle siin, mul on ingliskeelses piiblis mu ees siin praegu, see väljendab seda asja niiviisi. See ütleb, et kuni taastamise ajad on tulnud, ja tegelikult me saame aru, et see on, mis ta tegelikult räägib. Mulle meeldib see sõna taastamine, sest et Jumal on taastamas midagi koguduses. Ta on taastamas neid asju, mis on kas ühest küljest kaduma läinud või neid asju siis, mis on vaja täide viia, sest et kui Jumal on rääkinud midagi, iga asi, mis tema on rääkinud, ta tahab selle asja täide viia ja vaatavalt seal tuleb üks väga suur vastuseis, et takistada asju, et nad ei läheks täide, sellepärast et mõned asjade täideminek omakorda mõjutavad teiste asjade täideminek. See on üks põhjus, miks pärast seal on üks nii hiigelmadin Lähis-Idas ka, sellepärast, et kui mõned asjad seal on takistatud või pea peale tõstetud, siis seal on mõned asjad, mis omakorda ei saa toimuda Kristuse ihus, sest et need asjad on tegelikult haagitud oma vahel. Või ütleme niiviisi, et teatud lõppaja sündmused ei saa esile tulla. Jumal on määranud, meil on üks koht ja seal on väga palju asju prohvetlikud, mis oma vahel, seal on üks sugulus või nad on sõlmitud palju rohkem, kui me oleme arvanud. Aga üks asi, mis ta toob tagasi, on õpetusi, mis on ennem ja võib-olla kas ammu tagasi või lähemal ajal on kuidagi viisi nagu ära jäänud. Nüüd, me oleme rääkinud ja ma ei taha väga süveneda sellesse mõttesse, sest et me oleme sellest rääkinud ennem. Aga kui Jumal taastas Martin Lutheri ajas, ta taastas, et see oleks laias laastus tunta igale poole niiviisi, et õige saab päästetud või õigeks oma usust. Ennem seal oli kristlasi olemas, aga see õpetus laialt ja üldiselt oli selle asja vastu. See ei olnud üks tõde, mis oli esile toodud. See on mõni, kes oleks oma suure innukuse ja armastusega Jumala vastu oleks võib-olla kuidagi viisi leidnud selle peaaegu nagu kogemata, sellepärast, et keegi ei oleks suutnud kanslist juhendada neid sellise tõe juurde, et õiges saab päästetud või saab õigses oma usust. Üks inimene saab õigeks usust. Kui toimus siis see ärkamine eelmise sajandi algul, kus tuli see nelipüha ärkamine, toimus samamoodi ka. Inimesed enne seda olid kogenud püha vaimu ristimist ka, aga üldsuses oli selle vastu väga palju räägitud ja inimesed ei mõistnud, sellepärast et see terve koguduse kultuur oli hoopis teistmoodi. Ja kui see tuli kohale koos selle tunnustähed, et inimesed räägivad teistes keeltes, see tõi sellise kära, seal oli sellised madinad, sellised lahengud kogudustes ja koguduste vahel. Seal oli kogudused, mis läksid lõhki, 100 000, sellepärast, et mõned panid nii selle vastu, nad ei tahtnud selle vastu võtta, aga ometigi Jeesus ütles niiviisi, et need tunnustajad järgivad need, kes usuvad. Esmalt nad ajavad välja kurvi vaime, teiseks nad räägivad uusi keele. Ometi oli olemas, aga see oli
praktikas ta ei olnud näha. Ta oli üks asi, mis oli vanast, muistest ajast oli, aga kaasaegses eksistentsis või kogemuslikult ta lihtsalt ei olnud olemas. So Jumal tõi ühe liikumise sisse. Ta oli radikaalne. Ta oli üks asi, mis tuli absoluutselt nagu üks möök keset tuima südant. Ja see lõhestas mõnes mõttes need, kes siis ja määras siis keegi, kes siis võttis selle vastu ja kes mitte nüüd. Siin on väga huvitav kirjakoht. Hoia oma koht siin korraks. Ma isegi mõelnud selle peale varem, aga korraks vaatame seda. Ja see on Luuka evangeelium, 2. peatükk. Sest mõni asi, mis Jumal teeb, ma ei tea, kas te teate seda, aga lõpu ajal saab olema üldiselt üks asi tehtud ja see on juba prohvetlikult alustatud, see juba toimib. Ja see on see, et seal on üks lõhenemine, mis toimub, seal on üks eraldumine, mis toimub, seal on lambad eraldatakse sikkudest, seal on siis see õige vili, mis saab eraldatud ka aganatest, seal on siis see hea halvast, pime valgusest ja Jumal tahab, et see on selge. Seal ei oleks selline kuidagi selline vahemaa, mis on nii hall, keegi saa aru, kas on ta see või on ta teine. Jumal eemaldab sellist asja. Sellepärast on isegi teada, on isegi näha kogudustes, paljudes kohtades praegu, isegi need kogudused, kes ennem samastasid ennast päris hästi üldse kõikide päästetud kogudustega, kes kuulutavad uut sündi. Paljud nendest kogudustest nüüd, nendel on kergem identifitseerida ja samastada ja semutseda nende religioonidega, kes ei kuuluta isegi uut sündi, sellepärast, et see vaimsus, mille sisse nad on sattunud, on nii religioosne, et see tõmbab neid ja see seob neid rohkem ühte. So mõned istid semutsevad isegi hoopis päästmata ristiuskudega, kes ei kuuluta uut sündi ja nad tunnevad rohkem kodusena seal, kui nad tunnevad kodusena inimestega, kes otsivad Jumalat ja kes kuulutavad uut sündi ja kes usuvad vaimutööst midagi. Ja see on aktuaalselt, see on näha siin Eestis. Seal on selline polariseerumine, mis on toimumas ja see on osa sellest lõhenemisest, sest mõned lähevad ühte suuna, mõned lähevad teist suuna, aga see vahemaa kaob ära. See, kes on ajaistuja, ta lihtsalt avastab, et on valel pool aeda ja kõik. Ja nüüd, kui me vaatame siin Luuka evangeeliumis, siin on väga hämmastav kirjakoht. Luuka 2 ja me vaatame siis on üks mees, Simeon, kes hakkas profeteerima Jeesusest. Nüüd, me saame aru esmalt, Salm 25 juba me saame aru, et see, kellele Jumal hakkaks sellist asja ilmutama, ta on ootamas midagi suuremat Jumala käest. Salm 25, vaata, Jeruusalemmas oli mees, Siimon on nimi, see mees oli õige Jumala kartlik, ning ootas Iisraeli troosti, ta ootis Messiat. Ta ei olnud ükskõikne selle kohta, mis Jumal oli tõotanud, ta aktiivselt ootas. See mees oli positsioonis, et kuulda ja tema süda kaldus nägema, mis tal oli vaja näha antud hetkel ja ta ka kuulutas prohvetlikult sellest beebist, kes sündis, seesama Jeesus. Ja nüüd me loeme edasi, me võtame selle Salm 33 ja edasi, sa võid ise lugeda, mis ta ütles ühel teisel ajal. Ja Salm 33 ütleb, ja ta isa ja ema pani imeks, mida temast räägiti. Ja Siimon õnnistas neid ja ütles Maarjale, tema emale, vaata, see sinane on seatud langemiseks ja tõusmiseks paljudele Iisraelis. Ja tähiseks, mille vastu räägitakse. Nüüd see kõlab väga kuidagi nagu, see on peaaegu nagu, et kas Jumal tahab, et mõned siis komistavad niiviisi. Ei, Jumal ei taha, et inimesed komistavad, aga Jumal tahab kriips teha, et asi on selge, kes on kes. Et inimesed ise saaksid aru, kes on kes. Vahetevahel mõni inimene ei saa aru, et ta on valel pool, enne kui nüüd näiteks mõned saavad väga palju, nad kisavad, et mõned sellised, need on jälle grupeeringud, kes ei kuuluta uut sündi, aga Inglismaa, see Inglis-kirik, see Inglismaa kirik on nõustunud sellega, et võivad olla geid preestrid, saad aru. Ja mõned on, kui kašpar, kui hulgus. Aga tead mis? Isegi see asi,
et see on toimunud sellises kohas, see on nagu viimane alarm sealsetele, kes on selle koguduse katuse all, kellel on mingi jumala kartus sees, kellel oleks mingi midagi, et saaks päästetud, et nad paneksid jooksule, sellepärast, et see moraalne baromeeter või see termomeeter on langenud nii madalale, et see peaks olema üks selge sõna, et ma istun vales kohas. Ja see on siis väljapääsuks, see on päästmiseks neile, kes omavad piisavalt jumala kartust, et joosta sellisest olukorrast, kes peavad jumala standardid ja moraalsed standardid kõrgemaks kui lihtsalt perekonna lojaalsus või mingi partei lojaalsus või mingi koguduse nimekiri lojaalsus. Saad aru, jumala kartus on üle kõige. See religioosne vaim, see mässib ja möllab ja ta tõmbab üks paras kontingent, kes on kätte saadav enda poole. Hämmastav see, mul ei olnud õrna aimu, et ma lähen seda suuna täna õhtu. Aga tead mis? Nii nagu on kulutatud pastor Jonathani poolt ka üle Eesti, see on see kindlus vaimselt mustas sfääris, mis on takistanud ja sidunud Eesti maad. Pastor Jonathan, see on see domineeriv vaim Eestimaal, on ka religioosne vaim. Kui me saame virutada üks suur kirves selle närvipundra keskele, tead mis, siis me teeme niiviisi ja paneme pidu. Olete siin? Nüüd, lähme edasi. Vaatame jälle, mis ta ütles siin niiviisi. Ta ütles niiviisi, vaata, sina on seatud langemiseks ja tõusmiseks paljudele. Ütleme koos paljudele. Ühesõnaga, Jeesus tähendab tõusmine paljudele ja ta tähendab ka langemine paljudele. Aga miks? Sellepärast, et tema tulek ässitab need vaimud, mis on haaramas ja omamas ja mõned inimeste sees, mõned teised lihtsalt sidunud, et nad reageerivad. See valgus tuleb ja need teemonid nende küljes või sees või kus iganes nad on, nad lihtsalt karjuvad, nad röögivad, nad ei lase nende peremees, see inimene, kelle juures nad on nagu veregaan. Nad ei lase nad rahulikult istuda ja kuulda sellist asja. Nad reageerivad sellele valgusele ja inimene ise lihtsalt reageerib sellele ja ta ei saa aru, miks ta reageerib nii või niivõrd. Ja ta reageerib ja ta ei talu seda, paneb lihtsalt, jookseb minema. Ta ei saa seal istuda. Miks ta ei saa seal istuda? Ta istub, kuulab igasugused ebameeldivaid asju algkoolis, keskkoolis ja ülikoolis võib-olla, aga nüüd ta üldse ei talu seda. See paneb nii kuuma, ta lihtsalt paneb minema. Sellepärast, et see on löönud midagi vaimselt, mis on teda sidumas. Aga Piibel ütleb siin niiviisi, ja see on see põhjus, miks pärast siis langenud siis mõned langemiseks ja mõnedele siis tõusmiseks. On sellepärast siis, et tähiseks, mille vastu räägitakse. Nüüd iga ärkamine, seal on oma tähis, mille vastu räägitakse. Jumal seab selle meelega, et eraldada, et näidata, kes on kes. Ja isegi need, kes reageerivad nende asjade vastu, kui nad reageerivad selle vastu, kui nendel on piisavalt Jumala kartus, nad võtavad appekene, vaata, mismoodi ma reageerisin, ja nad võiksid joosta Jumala juurde ja parandada selle asja ja paika panna enda elu Jumala ees. Mõned õigustavad ennast ja panevad jooksu ja sõimavad seda liikumist. Ja mõned parandavad enda meelt alanduses, mõeldes, et äkki seal on midagi, mida ma ei tea. Kes tunneb kõik, mis on võimalik teada? Ma küll ei julgeks seda ütelda. Nagu vend Heigen ütles aastaid tagasi, mida rohkem ma õpin, seda rohkem ma saan aru, et ma ei tea veel. See, mis me tunneme, see on võib-olla suurenenud suurelt, aga samas see, mis meil on vaja veel teada Jumala ees, et saavutada tema eesmärki, see on väga-väga suur ja me õpime terve igavik ka Jumala suurusest. Igas ärkamises siis on olnud omad komistuskivid. 4 pühi ärkamise ajal, mis tekkis väga suured sellised, seal oli kära üle selle asja. Ma ei tea, kas siis ususõna liikumine kunagi saavutas sellist kära, mis 4 pühi liikumine omal ajal alustas. Seal oli nii palju räägitud teatud istide poolt selle vastu, et need keeled ja see püha vaimu töö ja nad rääkisid, see on fanatism, nad rääkisid igasugused asju niiviisi. Kui see ususõna liikumine tuli niiviisi, siis need, kes olid juba kuidagi rahulikuks
ja kuidagi nagu jahtunud selles endises nelipühi liikumises, kes nüüd nendes südamed olid pika peal paadunud, sest et nad ei olnud Jumalat otsinud, nad lihtsalt elasid selles kogemuses, mis vanaisal ja vanaemal oli ja vanad enne meid ja võib-olla ise kogesid seda, aga nüüd need samad panid kõige suurema vastupanu ususõna liikumise vastu, mis tuli 70-tes ja 80-tes, 1970 kuni 85 umbes oli see hooaeg paljudes kohtades USAs. Ja seal jälle oli tohutu vastupanu sellele vastu. Kui see esmalt tuli siia Eesti, seal oli väga palju, seal oli vastuseis selle vastu siin. See tuli siia võib-olla 90. algul rohkem. Aga mõnes kohas oli väga terav. Väga terav. Jumal taastas ühte asja, mis oli kogemuslikult nagu olematu, nagu see oleks pidanud olema, kuigi oli kogu aeg need inimesed, kes teadsid midagi usust, olid kogu aeg olemas mõned vähemalt, kes olid püha vaimuga ristitud. Kui see õpetus tuli selgusele, siis mõned, kes ennem omasid seda kogemust, enamus mitte, nüüd see sai niiviisi, et järjest selle õpetuse kiiluvees toimus selline asi, et laias laastus oli see norm, et võtta vastu püha vaimu ristimise. Tänapäeval me vaatame tagasi, inimene on lausa vaimulikult võib-olla rohkem nagu Saurus, kui ta ei ole sellises ühiskonnas, kus on seda kulutatud. Ja ma saan aru, ma räägin ikkagi kuidagi, see on raske öelda, sellepärast, et ikkagi siin Eestis seal on ringkonnad, kes on mitte eriti kursis sellega samamoodi ka. Aga see ususõna liikumine, kui ta tuli, jälle, me kuulsime pidevalt nelipühi suuremas piiblikoolis. Tänapäevani on see kõige suurem rühmitus terves maailmas, kõige suurem nelipühim rühm. Ja meile kuulutada kogu aeg, et sellised inimesed nagu Kenneth Hagin ja Kenneth Copeland ja kõik valed õpetajad. Mõned ütlesid valed prohvetid. Me kuulsime seda pigem hoiatati. Kui me hakkame seda reima minema niiviisi piiblikooli, nad hoiatasid meid, ära mine sinna, et nad võib-olla on siirad südamed ja mõned on võib-olla head, õpetavad üht-teist asja võib-olla hästi, aga hoia eemalt sellest, sest see on fanatism, see on ekstreemsus. Nüüd me vaatame nende asjade peale, mis sai õpetatud seal ja see on nii tavaline, see on nii norm, et me mõtleme, et mis siin võiks leida, et oleks kuidagi viis ekstreemne. Nagu appekene, nagu mis nende vigad olid. Aga samas, iga uus ärkamine, mis toimub, seal tuleb üks rõhuase, mis on kõvem, et tasakaalustada üks suur lohk, mis on olnud antud teemal. See on need, kes omal ajal nad tulid selle sõnumiga, nad rääkisid, see ülekaal oli väga palju, ülekaal oli usu peal ja Jumala sõna uskumise peal ja kuidas me peame kuulutama Jumala sõna ja nii edasi. See oli väga palju selle peal. Ja mõned see nii häiris, sellepärast, et lihtsalt see, et meil on selline meelevald antud, see häiris neid. Ja inimesed ütlevad, sa ei saa Jumal kasti sisse panna, et Jumal lihtsalt teeb, mis iga. Tead mis, Jumal on ennem pannud ennast oma sõna kaudu, ta on pannud ennast ühe teatud raamistiku sisse. Seal on mõni asi, mis Jumal saab teha, mõni asi, mis ta ei saa teha. Jumal ei saa valetada näiteks. Olete siin? Ta ei saa ebaaus olla. No, ta ise pani ennast teatud raamistiku sisse kuni võtta. Seal on mõni asi, mis ta teeb, mõni asi, mis ta ei tee. Tänu Jumalale selle eest. Kas keegi saab aamen ütelda? Et ta lihtsalt ei tõmbaks mingisuguse kiirpettus sinuga täna õhtu ja äkki lihtsalt tõmbab minu ennast sinust. Või midagi niiviisi. Kes teab, et ta on ustav? Mis ta on öelnud, see asi nii on. Nüüd, see apostlik liikumine kui üks asi, mis on tagasi taastatud kogudusele. Nüüd vaatame korraks piiblis esmalt. Meil on vaja natukene saada selle kirja koha aluse alla, enne kui me räägime edasi. Vaatame esmalt Efeslaste 4. peatükki. Halleluuja. Sest jälle, kus inimesed räägivad ühe liikumise vastu, just enne kui me vaatame seda, kus inimesed räägivad ühe liikumise vastu, seal on inspireeritud nende vaimude poolt, kes tahaksid kaan panna peale selle uuele liikumisele, et see väe ja tunnetuse dimensioon ei tuleks esile, et kuidagi viises seda takistada. Inimesed hakkavad, kes on mõjutatud vaenlase poolt, saab hakata rääkima pöörasid asju. Mõned inimesed, kes ei suhtu alandlikult Jumala sõnasse, kes ei suhtu alandlikult uudele asjadele, mida nad võib-olla äkki veel ei mõista ja räägivad, nendel on kalduvus
enesekõrkusest või eneseteadlusest või enesekindlusest lihtsalt reageerivad, nagu panevad kõik paika, isegi kui nad on noored kristlased, nad ei mõista, mis on veel tulemas. Isegi mõned vanad kristlased, nad suhtuvad, nagu nad mõistaksid kõik. Ja keegi ei saa neile midagi uut õpetada. Aga samas, kes on jõudnud Jeesuse sarnaseks? Meil ei ole. Meil on vaja uusi asju. Miks pärast me ei kõnni nagu Jeesus? Sellepärast, et seal on asju, mis meil on vaja nii õppida, aru saada ja teha. Me lihtsalt ei ole jõudnud sinna. Seal on uuendamisi. Parakult siis seal on uuendamisi, mis Jumalal on vaja saavutada ja edasi kanda Kristuse ihule. See on lihtsalt üks fakt, mis jääb. Aga nüüd vaatame Efeslaste 4. peatüki. Me näeme siin salm 7, aga igaühele meist on antud armu Kristuse annetuse mõõtu mööda. Sellepärast üteldakse, tema läks üles kõrgele, viis vangid vangi, andis inimestele andi. Aga et ta on läinud üles, mis on see muud, kui et ta on ka enne läinud alla alamaisse paikadesse. Kes on läinud alla, on sama, kes on ka läinud üles üle kõigi taevaste, et tema kõik täidaks. Nüüd, ta tahab täita oma auhiilgusega kõik, kes lubaks, kes annaks, aga vaatame siis, mis kaudu ta seda siis saavutab. Salm 11. Ja tema on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangeeliumi kuulutajaks ja mõned karjaseks ja õpetajaks. Miks? Et põhi inimesi täielikult valmistada. Jumal tahab täita, Kristus Jeesus tahab täita inimest kõige oma täiusega. Aga kuidas ta kasutab? Mis ta teeb? Ta on andnud teatud annid, et siis valmistada Kristuse ihu, et olla positsioonis, et teha Kristuse töid. Kas te olete siin? Ta kasutab siis inimesi selleks. Ja see on see hämmastav asi, ma arvan, mõni just komistab üle selle asja ja meil on vaja üle selle asja saada, me tunneme üksteist nii sageli mitte vaimu järgi, vaid liha järgi ja emotsionaalselt ja kes läks kellega nagu keskkooli ja me tunneme nii hästi üksteist nagu liha järgi, aga ometi seal on üks koht vaimu järgi, kus Jumal tahab, et me tunneme üksteist vaimu järgi. Ja ka need annid, mis ta on pannud teatud inimeste keskel, seal võib olla mõned, kes saavad olema ka selles samas viiekordses nõnda nimetatud teenistuses, kes võib-olla oli su pinginaaber ja sa võid komistada üle selle asja, sellepärast kes ta arvab, et ta nüüd on, sellepärast et me istusime koolis, me ajasime sama pulli koos aastaid tagasi, kes tema nüüd arvab, et tema on. Ja täpselt samal moel nad summutasid ja panid kaane peale Jeesuse teenistusele. Kui sa vaatad Markuse 6. peatükis, see põhjus, mis pärast Piibel ütleb seal mitte, et ta ei tahtnud, vaid ta ei saanud palju suure vägevaid tegusid teha, on sellepärast, et neil ei ole olnud usku. Aga kui sa uurid seda konteksti, mis liiki uskmatus oli see? Nad pahandusid, sellepärast, et nad olid väliselt liiga tuttav temaga. Nüüd, inimestele ta on andnud annid. Üks kuldsem fakt terves evangeeliumis on see, et ta võib võtta kedagi. Ja nüüd see peaks meid kõik trööstama, see peaks sind ja mind trööstama ülini, sellepärast, et vaatamata kui nõrk ja defitsiit ja ütleme niiviisi, sa näed ennast vaimulikult, et mul ei ole seda ja ma kogu aeg komistan siin ja mul ei ole see ka ja vaatamata kõigile sellele ta on otsustanud andnud meile kõigile. Anda meile kõigile ja kasutada. Ja see aare on meie kõikide sisse pandud saviriistides, nagu ütleb 2. Korintaste 3. peatükis, 4. peatükis. See ütles saviriistidesse, et see oli väga suur vägi võiks olla väga selgelt näha, et see on Jumalast. Et me ei ole nii suure sugused ise, et me nagu mingi Superman sõlub sisse, vaid me oleme nii inimesed ja vahetevahel me oleme nii kurssis, kuivõrd inimesed me oleme. Kui mitte naabrile, siis vähemalt sulle endale. Aga see, et Jumal on pannud sellise aare sinu sisse ja minu sisse, see on rõõm, sellepärast, et vaatamata, kui inimesed me oleme, Jumal saab meid kasutada, Jumal saab suuri asju teha ja ka kollektiivselt meie kogudustes. Sa oled siin. Kui me räägime andidest praegu, siis see esimene and, sest igas nimestikus Piiblis, kus seal on andide loetelu, iga üks nendest on see esimene and, mitte teine, mitte kolmas, mitte vahetevahel teine, mitte vahetevahel mingi teine. Esimene and igas nimestikus on apostli and. Ja see on üks põhjus, miks pärast. Apostlitegude raamatus, see oli see põhiline and, millest oli juttu. See oli see domineeriv võidmine, mis oli selle koguduse peal
ja ma arvan ka, ma võiks ütelda väga selgelt ja väga julgelt, et see ka on põhjus, miks pärast neil oli nii suur edu, midagi ei jõudnud neid takistada. See oli ainuke asi. Pühendumisest me võiksime rääkida üks terve seminar ka. Halleluja. Nende palveelust. Aga samas on see võidmine. Siin salm 11 jälle, tema on pannud. Jeesus Kristus on pannud. See ei ole mingisugune juku, kes pani. See ei ole lihtsalt keegi nagu enese kutsutud keegi, kes pani. See oli Jeesus Kristus ise, kes pani. Nüüd vaatame selle mõttega siin 1. Korintlaste 12 peatükk. Halleluja. Me näeme siin see esimene osa nagu A, B, C. Me oleme võib-olla C kohasil praegu. See on see vundament võidmine. Me võiksime edasi tegelikult tsiteerida teine peatükk Efeslaste raamatus, Efeslaste kirjas, kus ütleb niiviisi, et need vundament ja need raja ja annid on apostli ja prohveti annid. Nüüd omaette teema, mõnes kohas omaette ooper on seletada sirgeks, mis see õige prohvetlik and on, sellepärast, et siin Eestis on igasugust sigri-migi veidraid õpetusi olnud prohvetitest ja kes see prohvet võiks olla. Ma ütleks nii palju, keegi ei ole prohvet enne, kui ta on vilunud jutlustaja ja juht olnud aastaid. Sest et sellise vastutuse Jumal ei pane mingisuguse algaja ja kogenematu inimese peale, ei tähenda, kui siiras ta on. Annid võiksid olla juba näha, seal on võib-olla mõned noored, kes hakkavad asju nägema, aga kui nad muutuvad ülbeks või uhkeks, sellega, mis Jumal hakkab neile näitama, nad lähevad vääraks päris kiiresti. Ja siis edaspidi ei ole Jumal, kes näitab, vaid siis on igasugused valed vaimud, kes tulevad ja kohvitavad ja nagu kuidagi nagu kinnitaks neile endile niiviisi, et ma tõesti olen see suur vaimulik, kes paneb kõik asjad paika siin Eestimaal või mujal. Ja need inimesed on olnud. Ja need inimesed, kahju öelda, aga need võivad jälle ilmuda. So ära ole imponeeritud kellegi visioonist, sest kui nad räägivad sel viisil, nagu imponeerida kedagi niiviisi, ma ei paneks neid tähele niikuinii. Sest et isegi kui see on ehtne ja esimene tõeline visioon, pärast, mis tuleb selle inimese kaudu, see võib päris metsa minna, kui ta ei hoia ennast joondes alandlikult Jumala ees. Üks on juba surnud, kes oli väga prominentne selles koha peal. Ja kes iganes sel viimsel ajal tahab tõusa liiga, see on kohe näha, et nad on eksiteel ühel viisil või teisel. Nüüd, 1. Korintlaste 12 peatükk ja salm 27 ja 8. Halleluja. Me peame selle aluse rajama siiski. See on nii huvitav sellepärast, et me jõuame väga selgelt, mina usun, lahti seletada paljudest külgedest ja tahkudest, kui oluline see on meile isiklikult ja ka korporatiivselt või nagu ühendult niiviisi kogudustele. Aga meil on vaja lihtsalt rajada selle ja ilmselt oli vaja lihtsalt kulutada mõnda asju. Mõned teie, kes istute siin, te jutlustate erinevatest paikadest. Mõned, kes olete siit ja mõned, kes rändate ringi, kes on siin rohkem külas siin praegu. Ja teil on vaja, et see pilt on selge nende asjade kohta, sellepärast, et need mõjud on siin riigis ikkagi päris olemas ja päris tugevad paiguti. Nüüd vaatame siis 1. Korintlaste 12, salm 27 ja 8. Aga teie olete Kristuse ihu ja igaüks omast kohast tema liikmed. Ütleme kõik koos, me oleme tema liikmed. Ja see ütleb siin niiviisi, ja Jumal on seadnud koguduses mõned esiteks apostliks. Jälle märka siin, et selles nimestikus ja jälle on pandud esiteks ja seal on põhjus. Nüüd, see nimestik on kuidagi üks kummaline nimestik, see on kuidagi nagu üks selline nagu lapiline või kuidagi nagu üks osa Efeslaste 4 nimestikust ja osa Rooma 12 nimestikust ja kuidagi viisi paljud on üritanud aru saada, miks pärast just selline nimestik. Vaatame korraks edasi. Jumal on seadnud koguduses mõned, esiteks apostliks, teiseks prohvetiks, kolmandaks õpetajaks, siis on ta andnud imetegusid, see on ka üks and, isegi kui sa ei ole kutsutud jutlustajaks, sa võid olla väga tugev ja pädev imetegudes.
mõni on kuidagi diskvalifitseerinud endid oma mõttemaailmas sellest valdkonnast, sellepärast mõtlevad, no ma ei näe ennast jutlustamas ja võib-olla tõepoolest nad ei ole kutsutud olema jutlustaja, aga see and on siiski üks asi, mis Jumal tahab esile tuua. Ja võib-olla kuidagi kõige omapärasemal ja huvitaval viisil ka, et sa ei ole suurt trutsaade pidamas kuskil, aga lihtsalt siin ja seal, töökohal, üle kohvilaua, mis iganes, jälle keegi saab pime nägijaks või jälle keegi saab vabaks sidumistest ja sa lihtsalt oled lihtsalt palunud, keegi toob mingi palvesoov, sa palud ja kuidagi viisi tuleb välja niiviisi, et praktiliselt kõik, mis sa ütled teatud haiguste kohta, lihtsalt inimesed saavad koheselt ja kiiresti ja ruttu abi. Need on annid, mis Jumal tahab esile tuua. Tead mis? Viimsel ajal Jumal tahab, et tema kogudus on täis imesid. Aga et tema oleks täis imesid, seal peab olema hästi palju imetegijaid, mitte ainult üks, kes seisab kantslis. Kas keegi saab aamen ütelda? Smith Wigglesworth, kui ta algas, ta oli toru luksepp. Ta ei olnud mingi jutlustaja. Aga lõpuks ta tegi rohkem inimesi terveks kui torusid terveks ja mõtles, et tead mis, et teda kutsuti lihtsalt sinna igale poole lõpuks. Lihtsalt ta ei saanud muud viisi, ta sai nii populaarseks, et ta hakkas jagama üht-teist ja tegelikult Jumala kutse, et ta oleks jutlustaja, see kuidagi tuli kõige nende lainete keskel kuni võtta. Aga ta ei alganud sellise mõttega. Tema naine oli see jutlustaja, mitte tema. See võib olla ka tänapäeval selline asi niiviisi. See abikaasa praegu on see, kes jagab sõna rohkem, aga võib-olla sa tõused esile. See võib olla nii mees kui naine, see ei tähenda. Kristuse ihus ei ole ei meest ega naist, ega juut ega kreeklast. Sa ei ole tähtsama pulga peal, et sa oled üks või teine Kristuse ihus. Oled sa siin ja ütleb edasi niiviisi, Jumal on pannud need. Ja miks ta on pannud need? Nüüd ma võiks lihtsalt ütelda niiviisi, et see nimestik, sa näed, et pastor ei ole selle nimestiku peal, sa näed, et isegi evangelist ei ole selle nimestiku peal, sest et keegi ei ole vaielnud üle nende andide. Aga sa näed, et see nimestik on asjade üle, mis on kõige rohkem enim vaieldud, et kurat on üritanud kuidagi hoida just need andid välja. On see imeteod, on see isegi abiliste teenistus, keegi ei olnud eriti sellest kuulnud ametlikud. Mis vahet on, kas selles on õpetatud põhiasi, me teeme seda. Aga saad aru, et mõni inimene ei saa käed külge panna sama usuga ja teadmisega, et tema üle on üks kutse ja üks võidmine ja üks sama ehtne amet kui keegi, kes seisab pastorina, evangelistina või postlina. Ta võib välja minna ja teada, üks inimene ärimees, et ta võib teada, et Jumal on võidnud teda, et teenida, et laiendada Kristuse ihu. Jumal on võidnud tema käed, et kergendada asju koguduse elus, et ta võib, et seal on üks, ma ütlen sulle, see võidmine ei ole nii väga erinev, ta on sarnane põhimõtte poolt, ta lihtsalt, kuidas ta saab väljendada, on võib-olla veidi teistmoodi. Ma olen ise olnud abiliste ministris, ma tean, abiliste teenist, see on üks väga fantast asi. See on nagu enne kui keegi peaaegu avastab, et siin on üks vajadus, sa oled juba kuidagi seal ja aitamas seda asja. Midagi kukub, sa leiad instinktiivselt, enne kui sa jõuad mõelda, asi kukkus, peaks aitama, sa oled juba seal lapiga. See on üks võidmine, et kergendada kellegi teed ja see on üks väga üleloomulik asi, kuigi see paistab nii maine. Ja kui me teame nendest asjadest, kui me teame nendest andidest, siis me saame ennast pühendada ka paluda, et need asjad areneksid meie sees. Et meie võime teenida raha suureneks, et see, millega me tegeleme, see laieneks ja mitte enneaegselt ja mitte, et me sügeleme, et midagi laiendada oma reputatsiooni pärast, vaid et me usume, et Jumal teeb midagi üleloomulikku ja asjad hakkavad lihtsalt liikuma. Ja kui seal on takistused, siis see ei ole lihtsalt mina minu ressurssidega ja ei tea, miks pärast asi ei vea minule, temal veab nii hästi ja minul on kuidagi blablabla. Ja sa võid lihtsalt anda käsu Jeesuse nimel, sellepärast, et sa tead, et sa oled kutsutud. See, et sa oled läkitatud, annab sulle julgus. Apostel oma algses mõttes tähendab see, kes on läkitatud. So kui me räägime apostlist, esmalt me räägime ühest mehest, kes on läkitatud rajooni. Aga see teadmine läkitamisest on nii oluline, sellepärast, et see hakkab ise loomustama tervet kogudust, kes võtab ka selle iseloomu külge, et nemad saavad aru, et meie kollektiivselt oleme läkitatud. Ja kui me oleme läkitatud, siis me oleme läkitatud ka lõpetama ja täide viima seda, mis me oleme läkitatud tegema.
Järelikult, kui Jumal on käskinud meid midagi teha, mingi mandaat, kui ta on käskinud meid seda teha, siis seal on üks varustus taevast, et lüüa läbi ja meie murrame läbi, ei tähenda, mismoodi see välja näeb. Halleluuja! Ja see on üks väga tugev külg selle võidmise sees. Inimesed, kes on saanud kastetud sellest võidmisest, nad ei saa apaatseks jääda, kui nad joovad sellest allikast pidevalt. Ei saa. Isegi need, kes on kuulnud, kes ei joo sellest allikast pidevalt, sa võid väsida. See sama ressurss, mis on selle võidmise sees, see võib hääbuda, see võib vaibuda. Aga tead mis? Aga jooma jälle ja äkki jälle sa oled süütud põlema ja see sama jõud su sees lihtsalt see tõuseb ja see voolab. Ühel inimese väljendub niiviisi oma äris. Teisel see väljendub lihtsalt, et mismoodi sa võid elada ja püstipea olla raskes keskkonnas, kus mõttelaad on hoopis teine. Ja mõttelaad, kui ta on teine, see on üks asi, kui ta on teine, aga kui inimesed on upsakad ja mõned lihtsalt on väga enesekindlad ja targad ja vale mõttelid, vaatavalt see võib olla väga raske, sest et sa lähed vastu voolu. Aga tead, mis seal on üks võidmine, et murda läbi, et sina ei ole mõjutatud ühiskonnast, vaid et sina mõjutad ühiskonda. Halleluuja! So, ma arvan, et see on üks väga ilus asi. Halleluuja. Kiitus Jeesusele. So see ain, nagu me näeme siin tee osa, siin me näeme, et see gift on, või see gift, see on and inglise keeles, mul on see inglise keele mu ees. See and on nii personaalseks ja siis korporatiivseks kasuks ja eduks. Apostolik tähendab, et sa oled läkitatud ühe spetsiifilise mandaadiga. Kogudustel on mõned asjad, mis on ühised neile kõigile. Me peame üritama ülistama Jumalat kõigest oma südamest, me loeme ja õpetame sõna, me toome inimesed usule, kes iganes tuleks usule ja me teeme neid asju, aga seal on võib-olla mõned eripärad ka ja me puudutame seda, mis puudutab meie kogudus ka, me puudutame neid asju. Aga ja ma arvan, et see on väga tähtis meie kogudusele ka, et need asjad, mis Jumal on kuulutanud üle meie, et me hoiame need silmis väga aktiivselt. Kas keegi saab aamen ütelda? So me näeme Piiblis, et need asjad on põhiannid. Need on põhiannid Kristuse ihu valmistamiseks ja kes on osa Kristuse ihus siin? Vaatame naabri poole, et see tähendab, see on üks vältimatu vajalik asi. Number 1 selles nimekirjas sinu valmistamiseks. Halleluuja. Halleluuja. Nüüd JKK kohta ma lihtsalt mainin see üks asi, siin me võib-olla süveneme sellest rohkem homme. Aga need prohvetlikud sõnad, mis on kuulutatud üle meie, need on sissepääsupunktid Jumalale. Jumal ilmutab asju meile, et me võiksime haarata nendest asjadest kinni. Jumal ütles, ta andis tõotuse Abrahamile, andis tõotuse Abrahamile, mis ei paistnud tõenäone, et see läheks täide. Nüüd see on Jumala viis. Jumal ei anna sulle mingisugune tõotus, mis on nii kuidagi, et mis siis ikka, see kindlasti läheb täide. Siin ei ole mingi trikk üldse, mis iga reapagan suudaks teha või inimene ilma Jumalata suudaks kuidagi viisi teha. No Jumal ei anna sellise tõotuse meile. Ta annab meile asju, mis paistavad, et need on nii rasked saavutada või see paistab täitsa absurd isegi vahetevahel, vastavalt kuidas see usk on. Mõni asi, mis paistab nii üle pea, et sa ei leia ennast seda kätte üritama kuidagi viisis saavutama enda jõuga. See on väga selge, et sul on vaja Jumalat. Abraham, ta oli nii vana, et ta teadis, et loomulikus elus tema oli üle künka. Saara oli ka üle selle olulise künka. Nad mõlemad ei suuda lapsi ilmale tuua. Nüüd me kõik koos küngas. So, Jumal andis just neile ja siis ta nii nahaalselt astus vahele ja ütles Abrahamile, ma muudan su nime. Ennem ta nimi oli hästi selline vaikne, tagasihoidlik nimi, mis ei riiva, ei häiri kedagi. Ta nimi oli Abram. Aga nüüd, vaat mis Jumal andis temale uue nimi ja ütles temale, nüüd sinu nimi on Abraham, mis tähendab paljude rahvaste isa. Nüüd see oli usukatsumus Abrahamile, et vastu võtta selle nime.
et rääkida Saarale sellest nimest ja see oli ususamm, et Saara võttis selle nime vastu ja hüüdis väljas, kui Abraham oli siis nende jäärede ja lammaste ja kitsede juures niiviisi hõikas valju häälega: Abraham, söögiaeg! Ja kõik naabri, mutid ja kutid kuulasid peatusid, et ohoo, mis siin lahti on nüüd? Seal on mõned mutrid on vanas eas vist natukene lahti tulnud. So nüüd see vana tädikene on kutsumas et on kutsumas meest paljude rahvaste isaks. Ja kujutad see ette, et mees on nii ära pööranud, et ta laseb naist seda ütelda ja kutsuda teda sedasi ka. Appikene, mida me peale hakkama. Ja see oli külajutud lahti. Ja samas seal oli üks külg ka, sest et nad olid austatud, sest et kui sul on raha, sind ikka austatakse, isegi kui sa võid olla hull, aga kui sa oled rikas, siis sa oled ikka kuidagi viisi, sa ei ole nii hull. Tead, kuidas asi läheb. Ja nagu, see oli kuidagi selline magus, hapu suhtumine neisse kindlasti, aga nad hoidsid sellest asjast kinni. See kõlas nii absurd, aga see, mis oli absurd, Jumal täpselt seda tahtis. Kui Jumal kuulutab midagi sinule või meile, see tähendab, et ta tahab üle kõikide tõenäoste, how would you say against all the odds? Üle kõikide takistuste. Ja kui seal on ainult 0,0001% võimalust, et ta on geniaalne selleks, et ta võib muuta selle numbri 100 peale. Vaatamata, mismoodi ta välja näeb, Jumal võib selle asja esile tuua. Ja tal meeldib seda teha, sellepärast, et see on siis selge, et see tuli Jumalast, mitte inimestest. Halleluja. Ja sellepärast, nagu Paulus ütles ka, et vaadake endid, vennad, et mitte palju suursugused, mitte palju vägevaid selles maailmas oleks nagu kutsutud. On need olemas, siin ja seal, aga see üldpilt. See Jumal meeldib võtta see, mis on kuidagi viisi, ei ole midagi kellegi silmis ja teha suuri asju. Ta võib võtta ühte kogudust ja muuta ühte riiki. Ta võib võtta mõned siin saalis, kes teil ei ole praegu mingisugune sissepääs mõnede mõjudega inimeste juures siin Eestis ja sa võid olla nagu Joosep nende keskele saadetud. Viimsel ajal saavad olema need Joosefid ja need Esterid, kes Jumal ja Danielid, kes Jumal, nad ei ole jutlustajad otseselt, aga nad on Jumala kartlikud ja Jumal võib nad asetada just õigesse positsiooni, õigeks ajaks, et päästa inimesi ja mõjutada riiki. Halleluja. Halleluja. Kiitus Jeesusele. So, Jumal tahab mõjutada meid, me saame aru, et seal on asju. Ta tahab mõjutada seda regiooni, seda riiki. Ta tahab mõjutada, ta tahab treenida läbi meie. Ta ka annab meedia vahendid meie kätte. Me saame aru, et need asjad on kuulutatud, mitte ainult üks kord, aga rohkem meie kohta. Jälle, meie nagu Abraham ja Saara, me vaatame see suur maja. Et me ei jõudnud selle isegi valmis ehitada, mis me räägime siis meedias. Saad aru? Ja see on mismoodi loomulik mõttemaailm töötab ja sa pead sellest üle saadma. Muidu sa kunagi ei astu Jumalale üle loomulikku, sest Abraham ja Saara, nad üritasid, kui te tunnete Piiblit, sa saad aru, et lõpuks Saara ütles, kuule, 16 peatükk ütles, see on ilmselge, et Jumal tegelikult ta rääkis ühte asja, aga ta lihtsalt ei ole midagi teinud selle asja kohta ja äkki võtad mu ümardaja ja see tähendab see naine siin ja kuule, aja asja temaga. Ja ma ei tea, kus Abrahami ajud olid sellel ajal, aga ta oli kindlasti madalas staasis ka oma usuga, sest muidu ta oleks nõus selle plaaniga. Plaan B ei meeldi inimesele, kes on väga üles ehitatud vaimselt. Aga kui sa oled depresseeritud, siis plaan B kõlab maru hea. So, ta läks seda rada ja tänapäevane maailm ikka kannatab selle eest, et Haagar sünnitas Ismaeli, sellepärast, et Ismael on terve araabia rassi isa. Ja juba sünni ajal Jumal kuulutas, et see poiss saab olema
oma vendadega sõdimas kogu aeg, läbi aegade. Ja see on sündinud. Pooluudised, mis sa näed praegu maailma uudised, see on täpselt, see kirjeldab seda sama apsukest. Ja Jumal ei taha, et me läheme plaan B järgi. Kas keegi saab aamen ütelda? Vaatame see teine osa siin ja ma ei tea, kaugele me jõuame täna õhtul, aga me lihtsalt jätkame homme. Homme me jõuame päris süveneda. Me saame väga defineerida asju, mis ma arvan, et mõned siin on võib-olla oodanud, et see saaks defineeritud. Sest jälle, kui Jumal toob ühe uue õpetuse välja, jälle seal on need, kes räägivad selle asja vastu. So järelikult sa kuuled iga inimese arvamust lõpuks. Üks ütleb, see on hull, teine ütleb, see on ekstreemsus, kolmas ütleb, et see on fantastiline. Ja kui sa ei tunne Jumalat ja sa ei ole pehme südamega otsimas Jumalat, sa lõpuks ei tea, keda uskuda. Mõned inimesed siin Eestis on samas kohas ka, nad on kuulnud igasuguseid asju. Sest üks asi on väga selge, kui seal on midagi tähtsat ja midagi vajalikku sellele riigile, siis pane ennast korraks kurate positsiooni. Kas sa lihtsalt istuks vaikselt ja viiuli saatel plaksutaks ja ütleks tere tulemast sellele uuele liikumisele siin Eestis? Ma ei usu. Sest isegi sina suudad nii tark kurat olla. Saad aru, et see lihtsalt, see on täitsa nagu oletuslik, et mõelda, et seal ei tule kuskil üldse kära üle selle õpetuse. Sest et kui sa uurid ärkamise ajalugu, see ei ole kunagi toimunud ärkamise ajaloo algusest saadik, et seal on midagi tähtsat ja vajalikku, mis Jumal tahab tuua maailma algusest, alates Jeesuse sünnist. Jeesuse sünd põhjustas, et kõik lapsed, kõik poisslapsed alla 2 aastat vana mõrvati kõik ära õhtulugu. No, see ei ole vaikne algus, saad aru. Nad pidid põgenema Egiptusesse oma elude pärast. See ei ole vaikne algus. Kui Paulus sai päästetud ja asjad läksid niiviisi Paulusega, ta hakkas julgus kogema ja kuulutama evangeeliumit, nad üritasid teda mõrvata. Ta pidi põgenema Damaskuse linna väravast õhtu hilja niiviisi nagu korvi kaudu lasta müüri seint mööda alla niiviisi ja pääses oma eluga vaevalt. Kuratele ei meeldi. So ta üritab, kus iganes ta võib segada mõtteid, ajusid, arvamusi, ta üritaks seda asja teha. Halleluja. Isa, me täname sind selle eest. Me täname sind, sa avad me südamesilme. Me täname sind, sa oled andnud sõnu, mis jagada täna õhtu. Me täname sind, isa, et üks õige sõna vaimusfääri ka, see aitab nihutada ja lõhkuda asju, mis on vaja lõhkuda ja ehitada taas asju, mis on vaja ehitada. Me täname sind selle eest, et me oleme kutsutud olema ehitajad, vaimusfääris ehitajad ja ka inimeste ehitajad. Me täname sind selle eest, mis sa oled andnud meie kätte. See on tõesti üks privileeg ja me täname sind ja me võta kergemeelselt seda vastutust, ei seda privileegi. Ja me täname sind selle eest nüüd, mis me oleme jõudnud jagada. Me täname sind homse eest ka ja me läheme edasi ja me saame olulise osa sinu käest. Me kiidame sind selle eest ja täname sind kõigest oma südamest, kallis isa taevas ja kallis Jeesus meie issand. Halleluuja ja me täname sind sinu kalli püha vaimu eest. Halleluuja. Tõstame käed ja täname issandat siin täna õhtu. Jeesuse nimel. Halleluuja. Halleluuja, halleluuja, halleluuja. Ma arvan, siin on üks tähtis asi ka, ma võib-olla ütleks just kui Jumala asjad on väga huvitavad. Ma mäletan, kui ma olin noor kristlane. Ma hakkasin lugema asju, millest ma aru ei saanud. Ja väga palju asju, nii nagu see on sinule toimunud ka samamoodi. Avad piibli, hakkad lugema 2 Korintlaste kirja näiteks. Ma mõtlen, mis see nüüd tähendab? Ma saan sõnadest üksikult aru, sest ma olin ülikooli õpilane, aga samas nagu sain aru, aga ei saanud aru üldse. See kuidagi nagu see peab midagi ju tähendama, kuidagi viisi ma ei saa, sest kuidagi viisi sellest asjast ümber ega üle. Ja siis, aga üks asi, mis on väga hämmastav, on, et Jumal toidab sinu vaimu ja sinu südant. Ja puudutab ka sinu hinge, sinu emotsioone, su mõttemaailma, su ihu ka. Samal ajal, ta puudutab seda, kui sa lihtsalt ammutad ja sul on üks selline lähenemine, nagu sa sööd peolaual või lauas ääres. Tähendab, kui sa oled üksi piiblis, sa ammutad, sa võtad sellest vastu. Sa võib-olla ei saa igast asjast, aga see on vaimne söök sinule siiski. Sa saab võib-olla igast asjast aru. Keegi ei saa totaalsest nagu pildist aru nii. So me oleme kõik mingisuguses järgus sellel nagu redelil. Aga kui meil on üks selline näljane hoiak selle vastu, me saame täidetud
vaatamata, mis protsent sellest me saame kogunisti aru. Kas keegi saab aamen ütelda? Aamen, aamen, aamen.